Eelkõige see, et me tegeleme sektoris, mis on hästi energiamahukas ja me näeme, et täna on seal hästi palju ära teha. Et see, kus me oleme, ei ole täna keskkonnasäästlik, energiatõhus, see on nüüd tootmise poole pealt ja kindlasti see väljund, mida siis tarbija näeb poodides täna, et ka selles osas on hästi palju teha ja muuta ringmajandust ja tõhustada energiasäästlikkust. Täna me kuulsime ka hästi palju sellest teemaga seonduvat, aga eelkõige see, et oleks selline võib-olla õlgõlaga tunne ja me oleme käinud nüüd siin viimaste kuude jooksul hästi erinevates ettevõtetes, kes on ka Rohetiigri pilootprojektis osalejad ja on see kütusega tegelev, on see metalliga tegelev, prügiga või transpordiga, et me oleme küll nüüd nii erineva sektori ettevõtted, aga hästi palju on õppida kõigilt ja saada ideid, nii et selline algus on olnud minu jaoks küll väga efektiivne, ma olen saanud valgustatud, ma olen saanud haritud ja kõik selle hea ja suunava oma ettevõttesse toomine kindlasti on oluline. Tervikuna on seda väga keeruline selgitada, kindlasti sektorite lõikes on ta erinev, kindlasti on roheenergiat rohkem, aga mis puutub meie sektorisse, siis meie jaoks on hästi oluline, et millised saavad olema 10 aasta pärast, võib-olla 20 aasta pärast, ehk siis üks põlvkond edasi toitumisharjumused, mida inimesed näevad oma toidulaual, kui palju nad tarbivad, nii et selline toidulaua kujundamine on oluline ja me tahaks kindlasti olla ka osa selles ja käia kaasas nende uute trendidega, mida siis noorem põlvkond meile toob.